Küda. Hei. Merry Crisis. Häid jõule. Jõulud olid paar päeva tagasi ja nüüd on Henri uue videoga siin. Palun vabandust, et ma eelmine nädal ei pannud videot, sellepärast et ma ei tahtnud seda videot üles panna, mida ma filmisin, sest et see oleks mitte hea olnud. Põhimõtteliselt on praegu hommik, ärkasin, sellepärast olen ma selline. Teen siin oma uue jõuludeks saadud üli fucking pehme teki pea ruutvideot ja see oli halb mõte, sest et ma kohe jään nüüd magama. Küsisin küsimusi teilt Snapis. Lähme kaevame neid küsimused üle. Jannu Parni tahab teada, kui ma ärgaksin hommikul naise kehas üles, milline oleks minu reaktsioon. Ma ei paneks tähelegi, ma arvan. Esimesed 5 minutit ma olen nii unesegane. Teine asi on see, et ma vaatan, kas mu telefon on ilusti laetud. Et ta öö jooksul äkki ei laadinud ennast. Siis ma kõigepealt olen mingi pool tundi olen voodis, Twitteris, Facebookis, mis iganes, YouTube'is. Ja siis alles ma arvan, märkaks alles midagi. Et mul on nagu... Ja mis oleks esimene asi, mida ma oma kehaga teeksin? Peaks riidesse või? Armen Rais tahab teada. Nii väga. Mida ma teeksin, kui kohukesed kaoksid müügilt? Ma ei tea küll, mida mina teeksin, aga ma tean, mida rahvas teeks. Ja rahvas oleks tänavatel. Kes oli lapsena mu celebrity crush? Kuna ma vaatasin Maie ja Valdurit väiksena kogu aeg, siis võid ise omad järeldused teha. Tegelikult ei ära tee mingid järeldusi seal. Kelleks sa unistasid tulevikus saada? Üks mõte oli tegelikult väiksena mingi, kuna mingi üks suulane ütles ka, et Riigikokku tulevikus, poliitikasse. Ja siis mingi, sinna on tegelikult suht lihtne saada ja seal väga midagi tegema ei pea, et istud laua taga ja ma ei tea, käid kuna sa tahad ja... Mitte, et see praegu nii ei oleks, on ju. Päris elus ka ei ole nii ju. Elu hirmutavaim kogemusjuhtum. Oma erilaste kogemusest olen ma rääkinud, mis jättis mulle trauma eluks ajaks siin kanalil. Kui ma ühel tüdrukul, minu jaoks hirmus, häbiväärne ka muidugi. Kui ma maaliinist tõusin püsti ja hakkasin välja minema, siis seal oli järjekord inimesi, kuhu sa paned käe, paned kas ülesse kuskile mingi tala külge või bussitalad või siis ma ei tea, istme peale. Siis ma panin nagu istme peale ja siis istus üks tüdruk minust veits vanem. Ja tal olid juuksed, ta olid niimoodi, et ta olid vist veits nagu istme peale. Minu käe ja istme vahel olid tema juuksed. Bussi peatuses pidurdas, liikusin tagasi niimoodi, et koos tema juustega. Ta karjus, ai! Ei, nagu natuke kõvemini või põhimõtteliselt jooksin bussist välja, siis mul oli nii häbi olla. Kui suur on sinu suurim kala, mis ma püüdnud olen? Mingi 65 kilo või? Kui me räägime naistele antimisest. Ei ole tegelikult nii. Mari tahab teada, kas millalgi tuleb uus Vine compilation? Arvestades seda, et Vine ei tööta jaanuarikuust enam ja ma ei ole vahepeal uusi Vine teinud, siis... Ei tule lähiajal kunagi enam mitte. Riinu Argumentis 18. Kas sa oled kunagi mõelnud piparkookide tegemisele jaanipäeval? Tegelikult on see, et me oleme suvel teinud stiilipeo jõulude stiilis. Jõuluvana tuli siis mulgutraktori tagakärus ja meil olid verivorsti ja kõike ja niimoodi suvel kõik olid jõuluriietes ja puha ja ülikõva oli. Laivi! Kui sa kohvikus oleksid, kas sa võtaksid kalakohvi või kanatee? Ma võtaksin kanatee, sest see on ju põhimõtteliselt sama, mis mingi... Mis on see 5-minutilised, need paned topsi, kuumad joogid. Kas sa oled usklik, PS süda su videoid? Ma südan sind kui inimest, sinu komplimenti ja seda, et sa teed sellist üldse, see on nagu nii kena. Jaa, ma olen usklik, ma kohe näitan.
minu paksu raamatut, mis on tegelikult mu öökapi peal kogu aeg. Raamat, mida ma loen õhtuti. Et näed, ta on nii paks. Kõik teavad tegelikult, et see on nii paks. Ja siin on kirjas Harry Potter. Nii manna vahtab teada, mis on kõige imelikum asi, mida ma söönud olen. No põhimõtteliselt staritime. See oli mitu aastat tagasi. Lähen alla, vaatan. Ema on teinud omletti. Siis ma olen arvanud seda ketšupiga sööma ja siis ema seal mingi asjatab, siis panin ketšupit peale. Siis ma hakkasin sööma seda ja nagu natuke täitsa okei oli, tavaline. Ja siis ta küsib, et mis ajast ma pannkooke ketšupiga söön. Ja siis ma, what? See on ju omlett, ma sõin enda teadmata pannkooki ketšupiga, mis oli isegi maitsev. Loodan, et leiad aega vastata ja väga lõbusad videod on sul. Do you ja keep going. Ja aitäh sulle. Ja Elisa Hvaatova tahab teada igastahes, mis on minu elu mõte. Kui me hakkame niimoodi bioloogiliselt vaatama, mis on minu elu mõte, siis on elu mõte on paarituda ja anda järglasi ja siis põhimõtteliselt surra. Aga kui me nii ei mõtle, siis minu elu mõte, minu enda elu mõte on võtta nii palju kui annab elust, sest elu on lühike. Kuna me paaritume ja anname järglasi ja sureme ära. Ja mitte nii tõsiselt elu võtta, ärge mõelge üle, seda on ja minul on hea lihtne öelda, aga ma tõesti paljud mõtlevad üle ja nad ei saa midagi selle suhtes teha. Okei. Aga mina ise vähemalt mingit moodi sain teha selle suhtes midagi ja mu viimane aasta võrreldes 10. klassiga või 9. klassiga või üldse nagu kui ma natuke noorema paar aastat tagasi. Siis mul praegu on palju lihtsam elu, palju toredam, kuigi mul on see aasta muutub mu elu drastiliselt, sest ma otsustan enda tulevikku põhimõtteliselt, aga mul nagu eksamid ka veel, aga ma olen nagu. Ja ma loodan, et teie jõulud olid imelised, toredad, head aega ja näeme kunagi. Ma ei julge enam lubada, millal ma üles uploadin videoid, nii et palun vabandust ja head aega ja häid jõule ja head uut aastat ja head vana aasta lõppu ja head Hannukat. Kas ma olen pildid väljas?